see on ajapikku nüüd nagu muutunud Hansapangas. Kui ma siia tulin, kõigepealt ma imestasin alati, et praktiliselt Hansapangas strateegiat ei tehta. Mingi väike istumine käis ja siis selle peale tuli välja mingi 10 sellist ütleme konkreetset eesmärki, isegi võiks öelda, mitte printsiipi, mida järgmine aasta teha. Ja ühtlasi siis on alati olnud 4 väga olulist sellist suhtarvu, mida on peetud silmas ja selleks üks on kasumi kasv, teine on omakapitali tootlus, 3. on kulutulu suhe ja 4. on krediidikahjumid ja see on nagu põhialus panganduseks. Me nagu iga ettevõtte tahab ja kapitalituru mõttes peab kasvama, et olla edukas. Teine on omakapitali tootlus, me mõõdame edu mitte ainult kasumi kasvu mõistes, vaid me tegelikult mõõdame, kui palju me suudame omakapitali aktsionäri kapitalidele protsenti peale teenida. Ja 3. on see efektiivsusmõõde, mis on, kui palju me ühe krooni kohta, mida me tulu teeme kulusid. Ja 4. siis oluline pankade jaoks möödapääsmatu siis krediidi kvaliteedi mõõde. Et sellega me oleme ütleme siis 10-aastase kogemuse jooksul Hansapangas panka enam-vähem juhtinud. Nüüd juurde on tulnud oluliselt põhjalikum strateegiaprotsess viimastel aastatel. On tulnud ka siuke asi nagu eelarve viimasel paaril aastal, et tegelikult ega sellega ei ole me väga tõsiselt teinud, sest me oleme nii dünaamiline keskkond ja eelarve järgi me oma äri siiani ei juhi. Et see on rohkem selleks, et oleks mingisugune ettekujutus, kuhu see turg võiks liikuda, et natukenegi pikemalt vaadata, sest tegelikult paika paneb ju turg, et me saame ennast mõõta ikka reaalse elu vastu, mille nimi on turg, mitte abstraktse elu vastu, mis on eelarve. Nii et nii te ei tee, et iga 7. kvartal oleks teil teatud eelarveprognoos? Meil on mingid jooksvad eelarved, mis käivad ja me teeme kord isegi nüüd ka Swedbankiga ühinedes niisugust 4-aastast nagu eelarvet kokkuvõttes, aga see ei ole juhtimisvahend. Juhtimisvahend on väga selgelt, meil on 3 asja, needsamad 4 suhtarvu, siis meil on nii-öelda core business või põhiäri, mis on ettevõtete teenindamine, eluasemelaenud, tarbija finantseerimine, investeeringute haldamine ja leasing. Me vaatame teatud mõõdikud meie core äris ja siis meil on igaks aastaks täpselt samamoodi mingi 8-10 initsiatiivi. Näiteks aasta tagasi oli varakindlustuse turule toomine, see aasta varakindlustuses 10% turu saamine. Väga konkreetsed tegevused mingites valdkondades või siis juhtide leadership programmi käivitamine või siis mingisugune operational excellence programmi käivitamine. Ühesõnaga, need on niisugused konkreetsed tegevused, mida saab mõõta päeva lõpuks, et kas tehti ja kuidas tehti. Ja seal on nendel inimestel, kes neid eesmärke veavad, üsna suur vabadus mõelda, millised on need strateegilised valikud, kuidas need ellu viia. Ja päeva lõpuks ega siis ei piira sind, et kui sul tekib pool aasta peal hea idee, siis ole mees ja tee ja ma arvan, et see on olnud üks suuri nagu edu faktorid Hansapangas, et siin ei ole keegi kätt ette pannud kunagi, isegi mõnele suhteliselt lollile initsiatiivile, et ma ise olen osalenud ka päris mitmes suhteliselt keskpärases ettevõtmises ja siis on lihtsalt nagu aasta lõpus tuldud ja kuule, et sa 17 miljonit oled nüüd kaotanud selle projektiga meie jaoks, et mis sul nagu mõtted on, et kavatsed sa seda jätkata nii-öelda viisakalt või ei ole öeldud, et lõpeta ära. Aga et siis ühel hetkel ma ise aru saanud, et tõenäoliselt ei ole mõtet nagu kivist vett välja pigistada aga et teiselt poolt need proovimised siia-sinna ja võime kõikidel inimestel proovida annavad selle, et ühtlasi nagu korjatakse üles ka neid initsiatiive, mis on head.